Tere tulemast Tallinna Tehnika Kõrgkooli! Täna oleme siin inseneeriapäeval, kus tutvume erinevate tudengiorganisatsioonidega, mis on seotud inseneeriaga. Tule minuga kaasa! Miks te otsustasite täna siia tulla? No mind huvitab inseneeria ja ma mõtlesin, et tuleks vaataks, mis siin toimub. Ma teadsin, mu ema käis siin koolis ja ma mõtlesin, et võiks tulla üle vaadata, et varsti peab kooliga endale valima. Mu klasside soovitas tulla siia ja siis me panime kogu klassiga juba kirja. Meid ühendab huvi inseneeria vastu, me oleme tegelikult 21. kooli reaalklassi õpilased ja ma olen väga õnnelik, et ma saan siin olla. Olete kursis ka tudengiorganisatsioonidega, mis siin täna on? Ei ole. Ei ole. Ma väga ootan seda Solaride'i filmi, et siin klassid on ka nagu seal tegemas midagi ja tundub huvitav. 1 minut ja 30 sekundit. Meil on kõrgem. Rutu! Ja stop Lego! Uskumatu, see on 109. 101,5. 69, 32, 34, 30. Kelle oma? Vau! Kuidas testime aku, ekraan? Mul on täna sünnipäev ja uus telefon. Kui teil on äge tiim, kõik on reaalne. Nüüd me oleme robotiklubi juures ja me küsime neilt mõned küsimused. Kas te ehitaksite pigem roboti, mis teeb teile süüa või teie kodutööd? Ma teeksin ise hea meelega, ma ei teeks robotit selle jaoks. You're a master chef, aren't you? Mis on sind inseneeria juures kõige rohkem üllatanud? See, kui palju vigu ma suudan teha sellega. Mida see teeb? See on meie Minecraft Peak, see on nagu laste lõbustamiseks. Tõmbab nagu tähelepanu. Tavaliselt see on meil nagu ratastega, et siin on rattad all, et mootorid all, et saab puldiga juhtida ja mõtleme siia oma robotiklubiga teha sinna massinnägemist siia ette, et siia paigutada siia kaamera. Et kui sa paned sinna porgandi ette, siis ta tuvastab seda ja sõidab selle järgi. Kuidas on tunne siin sees istuda? Väga äge. Kas sa käisid ka koolis sellisega? Ma ei tea, kuidas see parkimisega oleks, see on ikka päris piklik auto, aga võib-olla mahuks ära küll. Kas te võiksite seletada meile, mis see täpsemalt on? See siin on Solaride 2. See auto tõi 23. aastal Eestisse 3. koha maailmas ja nüüd on meil töös juba Solaride 3 Enefit, mis läheb juba see suvi samuti Austraaliasse, aga siis juba kuldmedali järgi. Aga mida te soovitaksite 16-aastasele endale? Meil on tegelikult 16-aastased Solaride'is. Sa saad nii noorelt kuskil garaažis nokitseda, sa saad selle asja valmis ja sind saadetakse kuhugi teisel pool maakera ja saab kas näiteks ülikooli praktika ära kaetud siin ja Solaride'is ei ole ainult inseneeria, on finantstiim, koolitusarendus, personal ja turundus, nii et Solaride ei ole ainult see üks auto, nii et tegelikult sellistes kogukondades osalemine olekski lahe, head tutvused tulevaste koolide ja erialade jaoks, nii et jah, tänast 16-aastasele soovitakski, et tee vigu ja otsi ennast ja kõik on fine, chill. Millega siis tudengisatelliit tegeleb? Tudengisatelliit tegeleb erinevate satelliidiprojektidega, millest üks on siis S-Cube 3 ja teine satelliidiprojekt, mis meil praegu käsil on nimega SUTS, mis on siis Eesti kõige pisem Pico formaadi järgi tehtud satelliit ja kõikide meie satelliitide missioon orbiidil on testida mingit tehnoloogilist või teaduslikku lasti ehk siis mingit uut tehnoloogiat ja see on siis see, mille jaoks me neid satelliite tudengitega ehitame. Mis on kõige ägedam asi, mida te olete teinud? Kõige ägedam asi oli kindlasti S-Cube 2 start kosmosesse, mis toimus 2 aastat tagasi. Terve meeskond oli aastaid tööd teinud, satelliit oli lõpuks valmis, testitud, igal pool kõik olid elevil, raketifirma start toimus, aga start oli ebaõnnestunud. Me panime selle satelliidi raketi peale, start toimus,
aga satelliit kunagi ei väljunud raketi stardikapslist, ehk ta ei jõudnudki orbiidile ja ta põles ära, nii et see oli kõige suurem Ameerika mäed, mis on olnud minu karjääri jooksul siin organisatsioonis. Mulle meeldis väga SolarRide'iga rääkida, sain teada palju huvitavat selle auto kohta. kas see on ka midagi, millega sa tahaksid tulevikus ise liituda? Võib-olla isegi mõtlen küll, jah. väga põnev ja tore on olnud päev, ja soovin ka tulevikus kunagi midagi inseneerimisega seotud teha. mu isa on insener ning tema töö on mulle alati tundnud selline igav, aga see on nagu selline üllatavalt põnev olnud. Nad näevad, et inseneride puudus on päris asi ja läbi toetuse nad justkui annavad pinda sellele, et meie saame veel rohkem insenere kaasata enda projekti, mis omakorda võiks siis seda inseneride puudust mingil määral leevendada. Päris äge oli ta, nagu dokumentaalfilmina läks hästi südamesse, nagu et siuke huvitav omamoodi lugu. See film oli hästi äge, see jättis väga positiivse mulje nendest organisatsioonidest. Kui ma mõtlen selle peale, siis nagu ma ei kujuta ette, et nagu nii noorelt tehakse reaalselt auto nagu valmis, mis töötabki nagu päikseenergial. Kas te tahaks ise ka tulevikus midagi sarnast teha? Täitsa mõeldav. Kui ma sinna inseneri teed lähen, siis kindlasti. Saiad on söödud, üritus läbi, tuju hea ja nüüd kõik Tallinna Tehnikakõrgkooli kandideerima. See you next time.